Iraan hukkab oma enda islamiriigi liikmeid pärast seda, kui režiim on lähenenud ja muutnud sisejulgeoleku veel üheks sõjarindeks. Oleme näinud Iraani rünnakute lainet kaubalaevadele, mis ületavad väina. Araabia Ühendemiraadid teatasid, et 2 laeva said öösel tabamuse ja hiljuti andis Ühendkuningriigi merenduskaubanduse assotsiatsioon teada, et veel 1 laev sai tabamuse Omaani liimarannikul. Teisipäeval, 2026. aasta 14. juulil teatas Iraani riigitelevisioon Mohieddin Abdullahi ja Hossein Balani hukkamisest. Mõlemad olid islamiriigi liikmed, kes mõisteti süüdi relvastatud mässus ja osalemises rakus, mis kavandas rünnakuid Iraani territooriumil. Rühm tekkis pärast islamiriigi kontrolli all olnud alade kaotamist Iraagis ja Süürias ning selle jäljed viisid Pamuh mägedes asuva peidupaigani Bahia piiri lähedal. Operatsioon lõppes sellega, et militandid tapeti või vangistati, relvad konfiskeeriti ning 3 revolutsioonilise kaardiväe liiget said surma. Ülemkohus kinnitas kohtuotsused, kuid hukkamiste asukohta ei avalikustatud. Teheran püüab seda sammu esitleda jõudemonstratsioonina, kuid hetkeolukord näitab hoopis muud. Režiim seisab silmitsi USA sõjalise survega, rünnakutega Hormuzi väinas, majandusliku pingega, uue juhiga, kes püsib avalikkusest eemal ning ähvardustega, mis kerkivad esile ka seestpoolt. Mida see rakuke Iraanis ette valmistas? Miks režiim kiirustas nüüd selle rakukese liikmeid hukkama? Kuidas Teheran kavatseb nii paljudel rinnetel korraga võidelda? Mohieddin Abdullahi ja Hossein Balani kuulusid salajasse struktuuri, mis loodi selleks, et hoida islamiriiki aktiivsena pärast territooriumi kaotamist Iraagis ja Süürias. Riikliku meediateatel, mida tsiteeris Associated Press, valmistus rakuke ründama Iraani sihtmärke. Julgeolekujõud jõudsid Pamo peidupaika, kus nad leidsid relvi ja varustust. Operatsiooni käigus hukkus 3 revolutsioonilise kaardiväe agenti, mis näitab, et rühmitusel oli vastupanuvõime. Tegutsemise kuupäeva ei täpsustatud, kuid hukkamised kuulutati välja 14. juulil, pärast seda, kui ülemkohus kinnitas süüdimõistvad otsused. 2024. aasta jaanuaris võttis Islamiriik vastutuse Kermani rünnakute eest, milles hukkus 10 inimesi. Enne seda ründas ta Iraani parlamenti ja Ruhollah Khomeini mausoleumi. Teherani jaoks kujutab sunniitlik džihadistlik võrgustik, mis Iraanis kasvab, endast sõjalist, usulist ja poliitilist ohtu. Hukkamine toimib ka sisemise hoiatuse vahendina. Alates sõja algusest Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon teatanud, et Iraan on rahvusliku julgeoleku süüdistustega hukatud vähemalt 21 inimest ja arreteerinud üle 4000 inimese. Nende seas olid vastased, keda süüdistati spionaažis ning inimesed, kes olid seotud protestidega. 2 islamiriigi liikme puhul on olemas reaalne terrorioht, kuid selle avalikustamine teenib surve all oleva režiimi poliitilisi huve, mis on surve all tõestada, et ta on endiselt võimul. Väljaspool jätkab revolutsiooniline kaardivägi rakettide ja droonide tulistamist Ameerika Ühendriikidega seotud rajatiste pihta. Vägi avaldas mais pärast uusi Ameerika rünnakuid kaadreid raketistartidest. Ja et Euroopa Liit Euroopa Liidus Washington hoidis tankimislennukeid Ben Gurioni lennujaamas Iisraelis ja peatas varasema relvarahuga seotud vägede väljaviimise. See otsus suurendab pikaajaliste õhuoperatsioonide võimekust ja näitab, et Valge Maja ei usu sõjast kiiret väljumist. Iraani parlament alustas tööd eelnõuga, et ametlikult korraldada koridori haldamist ja anda sõjaväele kontrolli järelevalve üle. Ebrahim Azizi, riikliku julgeolekukomisjoni esimees, ütles, et see oleks vaid esimene samm. Iraani sõjaväeline juhtkond teatas, et nad ei aksepteeri Ameerika sekkumist. Jumala, halastaja ja armulise nimel.
Ameerika Ühendriikide seiklused ja korduvad tahatahtlikud tegevused Hormuzi väina haldamisse sekkumisel on tõsiselt ohustanud piirkonna julgeolekut, rahvusvahelist kaubandust ning laevade, naftatankerite ja kaubalaevade liikumist. Kahjuks on mõnede piirkonna riikide koostöö samuti suurendanud ohtu, et sõda võib kogu piirkonnas laieneda. Selle põhjal teatame, et varasemate hoiatuste kohaselt ei luba me mingil juhul ega luba ka edaspidi Ameerika Ühendriikidel sekkuda Hormuzi väina haldamisse. Iraani Islamivabariigi relvajõud astuvad vastu igasugusele häirimisele ja ebakindusele kaubalaevade liikumisel. Iraan astub jõuliselt vastu igale kaubalaevale või naftatankerile, mis Ameerika Ühendriikide sissetungiva ja piraatliku armee poolt oma määratud marsruudilt kõrvale juhitakse. Donald Trump vastas, öeldes, et Ameerika Ühendriigid tegutsevad selle läbipääsu kaitsjatena ja võtavad laevade kaitse eest tasu. Kriis ei piirdu enam ainult sõnadega. Araabia Ühendemiraatide valitsuse teatel tabasid Iraani raketid 2 Araabia Ühendemiraatide naftatankerit, mille tagajärjel hukkus 1 inimene ja mitu sai vigastada. Nüüd on jäänud veidi alla 10 tunni, kuni blokaad ametlikult jõustub ja selle tulemusena oleme näinud Iraani rünnakute lainet kaubalaevadele, mis ületavad väina. Araabia Ühendemiraadid teatasid, et öösel tabati 2 laeva ning hiljuti andis Ühendkuningriigi merenduskaubanduse assotsiatsioon teada, et veel 1 laev sai tabamuse Liima rannikul Omaanis. See laev liikus lõunapoolset marsruuti mööda Omaani väina, trotsides Iraani marsruuti. Eile sai tabamusega Küprose konteinerlaev. See juhtus pärast seda, kui president teatas, et EBSOA hakkab kehtestama blokaadi, kontrollima väina ja nõudma 20% kaubast. Turvalisuse tagamise kulude katteks. Naftatankerite liiklus langes 2 kuu madalaimale tasemele. Teheran eemaldas enne Ameerika blokaadi taastamist veel suure koguse naftat. Tanker Trackers arvutas, et 26 päeva jooksul lahkus Iraanist üle 80 miljoni barreli toornafta ja naftasaaduste, mille väärtus on umbes $6 miljardit. Veel 30 miljonit barrelit ootavad endiselt vabastamist. Režiim esitab seda kui vastupidavuse tõendit, kuid laevade kiire laadimine näitab muret marsruutide sulgemise pärast. Nafta rahastab riiki, toetab relvajõude ja annab sõjale jätkamiseks jõudu. Kriis on jõudnud Jeemenisse. Houthid tulistasid rakette ja droone Saudi Araabias asuva Aba rahvusvahelise lennujaama pihta pärast seda, kui Sanaa lennujaama rünnak takistas Iraani lennuki maandumist. Rahvusvaheliselt tunnustatud Jeemeni valitsus teatas, et ründas lennurada oma suveräänsuse kaitsmiseks. Houthid süüdistasid Saudi Araabiat ja teatasid pingete vähendamise lõpetamisest, ähvardades murda vaherahu, mis oli 4 aasta jooksul rünnakuid vähendanud. Strateegiline sihtmärk on Bab el-Mandeb, väin, mis ühendab Punast merd Adeeni lahe ja Suessi kanaliga. 12–15% ülemaailmsest merenduskaubandusest, mille väärtus on üle $1 triljoni aastas, läbi Punase mere koridori. Kui risk suureneb, suunavad ettevõtted laevad ümber Aafrika, lisades reisiajale päevi ning suurendades kütuse, kindlustus ja tootekulusid. Kui Hormuz on rünnakute all ja Bab el-Mandeb taas ohustatud, saab Iraan 2 survehooba energia ja kaubanduse mõjutamiseks, ilma et peaks territooriumi vallutama. Hukkamine toimub selles piiramisolukorras. Teheran seisab Ameerika Ühendriikidele vastu õhus ja merel, püüab kontrollida Hormuzi, kaitseb naftatulusid, toetab liitlasi Jeemenis ja võitleb džihadistlike rakkudega Iraagi piiri lähedal. Bammos avastatud oht paljastab selle strateegia piirid. Režiim peab samaaegselt jälgima baase, naftatankereid, lennujaamu, linnu ja mägesid. Islamiriik kaotas territooriumi, kuid ei kadunud ning tegutseb nüüd väiksemate, liikuvate ja raskesti leitavate võrgustikena. Revolutsioonikaardivägi peab laiendama otsinguid Iraagi lähedal ja kasutama hukkamisi autoriteedi propagandavahendina. Iga uus rünnak Hormuzi või Punase mere piirkonnas kulutab ressursse, mida oleks vaja ka siseturvalisuse tagamiseks. Režiim püüab tõestada, et kontrollib kõike,
kuid uue juhi varjamine, rakettide mobiliseerimine ja ekspordi kiirendamine näitavad pideva surve all olevat struktuuri. Järgmine oht võib tulla mõnest teisest väikesest rakust riigi sees, samal ajal kui Teheran hoiab pilku Washingtonil, Iisraelil ja Pärsia lahe piirkonnal. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.